mina olen Edu Kuil ja Soomaa mõttekoda. Minu tänane küsimus oli, kuidas paremini ära kasutada Soomaa bioressurssi. Ma mõtlen just siin biomassi, täiendava energia tootmise Eesti energeetikas. Et mida siis saaks iga isik ära teha, mida ma saaks ise ära teha, et ammuni idee on olnud toetada ja eest vedada uuringuprojekti, palju siin seda biomassi tekib, palju teda praegu ära kasutatakse, mis jääb vabaks ja kuidas oleks seda otstarbekas rakendada. Et koos saaks me ära teha siin kogukonnaga uuringutel kaasa aitamiseks, siis teha õppepäevi ja selliseid seminare, kus me saaks ise paremini teada, kuidas kohalikku kütust, seda biomassi oma koduses majapidamises ära kasutada, vajalikuks energiaks muuta ja aidata kaasa siis ka tooraine nagu varumisel ja toetada seda projekti elluviimist. Ja mida riik saaks siis siin ära teha, oleks see, et ta toetaks neid uuringuid, see oleks nagu siis alternatiivenergiate, alternatiivkütuse, täiendava kütuse kasutuselevõtt energiamajanduses ja lülitada siis see riigi energiapoliitikasse. Et kujuneks välja siis selline põhienergia kasutus ja igasuguste alternatiivenergiate kasutus üleüldse Eestis ja antud juhul siis Soomaal. Mõte on üldiselt alguse saanud just sellest, et siin on vaja hooldada looduskooslusi, see biomass lihtsalt jääb ette, teda tuleb ära koristada ja siiani on teda nii-öelda kasutult otstarbetult lihtsalt ära põletatud koha peal või ta mädaneb lihtsalt huumuseks, mida ei ole näiteks väljaspool Soomaad, kus on riigimetsa majandamiskeskus või siis erametsa majandamiskeskused ja Eesti Energia, et ta mädaneb ära seal kraavikallastel ja elektriliinide all, kus ta täiendab huumuse kihti ja omakorda soodustab selle igasuguse põõsastiku ja taimestiku lokkamist ja kasvu ja Soomaal, kus on inimtekkelised looduskooslused, et need säiliksid ja oleks samasugused liigirikkad ja haruldased, nagu nad on seal vaja ka see biomass ära koristada ja siis oleks teda mõttekas nagu energiamajanduses rakendada, see on siis nagu minu küsimus.